Tere tulemast, mina olen Marek Tiits Balti Uuringute Instituudist ja me alustame seminaride sarjaga, mille teemaks on siis Eesti ja Euroopa rohelise majandusarengu võimalused ja tänases esimeses seminaris ongi peateema see, et millised on olulisemad globaalsed arengutrendid ja samas ka olulisemad sellised sõlmküsimused, mille puhul me ei tea, kuhu suunas tulevased arengud minna võiksid. Ja mida me selle seminari raames teeme, on see, et me esitleme siis 2 raportit, mida me oleme viimase poole aasta jooksul sünteesinud kokku erinevate kirjandusallikate põhjal. Esimene nendest räägibki siis globaalsetest megatrendidest ja olulisematest määramatustest, mis mõjutavad rohelist majanduskasvu ja teine värske raport räägib Eesti spetsiifilisematest nüanssidest samadel teemadel. Nüüd, miks meid see roheline majanduskasv huvitab või mis nurga alt me seda vaatame õigupoolest on see, et Euroopa mõttemaailmas ja Eesti mõttemaailmas on üsna hästi juurdunud arusaamine, et rohepööre on miski, mis eeldab väga suuri investeeringuid just ütleme siin elektrivõrkudesse, nii elektritootmisesse kui jaotusvõrkudesse, transpordisektorisse, paljudesse muudesse valdkondadesse, eriti mis puudutab energiamahukat tootmist ja CO2 jalajälje vähendamist seal. Ja selles mõttes see kõik on õige, aga teine pool, ja võib-olla mõnes mõttes isegi majandusarengu seisukohast huvitavam pool on see, et kui me näeme, et on suur turg uutele rohetehnoloogia lahendustele, mis aitavad siis CO2 jalajälge majandustegevuses vähendada, siis teistpidi vaadates on võimalus tööstuse ja ekspordi arendamiseks ja see ongi meie uuringu fookus, et kuidas Eesti võiks võimalikult rohkem kasu saada rohetehnoloogia poolt pakutavatest ekspordivõimalustest. Siin slaidil kiirelt seletan, et samuti, millest me sageli võib-olla Eestis poliitika või strateegia diskussioonis väga palju juttu on olnud, on see, et tegelikult me näeme täna maailmas üsna teravat konkurentsi Hiina, mõnede Euroopa riikide ja Põhja-Ameerikas siis USA ja Kanada vahel sellele, et kes kujunevad ja millistes konkreetsemates tootegruppidest kujunevad olulisemateks rohetehnoloogia eksportöörideks maailmas ja see selline globaalse konkurentsivõime võrdluse pilt ongi suuresti taustaks, mille najalt me seda tänast seminari siis lahti rullima hakkame. Võib-olla veel sissejuhatuseks ma ütleksin on see, et meie seminaride sarja mõte on välja jõuda realistliku sellise tegevuskava ideestiku, mis puudutab Eesti rohetehnoloogia ekspordivõimalusi ja kuidas me seda teeme on see, et me ei püüa tuleviku megatrendide najal tulevikku ennustada, vaid pigem mida me teha tahame on see, et me tahame 3. seminaris jõuda stsenaariumite analüüsimiseni ja tahame jõuda välja selle stsenaariumite analüüsimise tulemuseni sellele, et meil tekiksid konkreetsemad strateegia ja tegevuskava mõtted, mis oleksid ühtviisi toimivad või tõhusad erinevates globaalsetes kontekstis. Võib-olla mõnede näidetena siin, et see on nagu üsna selge, et kliima soojenemine on jätkumas ja ekstreemsed ilmastikunähtused muutuvad üha sagedasemaks, aga ega me täna ju ei oska väga täpselt prognoosida, et
kuidas see kõik täpselt siis Euroopat või Eestit mõjutab, ütleme 10 või 20 või 30 aasta pärast. Täna on kindlasti suhteliselt suureks murekohaks geopoliitiline ebastabiilsus ja nii majanduspoliitika kui üldse avaliku poliitika suhteliselt suur ennustamatus. Ekspordist rääkides kindlasti on tollitariifid, mis suhteliselt üle kehtestatakse või siis uuesti maha võetakse ja tarnehäired kaubavahetuses suhteliselt suureks murekohaks. Ja võib-olla veel üldpildis konkureerivad lühi- ja pikaajalised eesmärgid on probleemiks, et nii avalikus poliitikas kui erasektoris selles tähenduses, et kui me vaatame viimaste aastate majandusarengut kas või Eestis või Ida-Euroopas laiemalt, siis me oleme läbi teinud suhteliselt järsu tarbijahinnaindeksi tõusu, inflatsiooni ja see on tekitanud omakorda tugevat poliitilist nõudlust sellele, et võib-olla rohkem tähelepanu just pöörata sotsiaalpoliitikale ja nendele elanikkonna gruppidele, kes on sellest inflatsioonilainest rohkem pihta saanud. Ja teistpidi siis omakorda see on lükanud keskkonna ja kliimaeesmärke tahaplaanile. Nõnda samuti julgeoleku ja kaitsepoliitika teemad, mida kahjuks vaadatakse nagu konkureerivalt kliimapoliitikaga, kuigi seal on teatud kattuvusi ja neid asju võiks nagu rohkem koos vaadata. Et mis ma öelda tahan, siis on see, et me näeme täna päris mitmeid, siis maailm on päris mitmetes aspektides pöördepunktis ja tulevased arengud on ennustamatud ja seetõttu on päris mõistlik püüda erinevaid stsenaariume läbi mängida ja tuletada sealt pealt siis see ühisosa strateegiliseks planeerimiseks nii erasektoris kui riigisektoris, mis aitaks tulevikukindlaid plaane koostada, mis oleksid erinevate võimalike arengute puhul toimivad. Võib-olla ma hüppaksin kohe siit edasi järjest mööda STEEP-analüüsi raamistikku, siis tehnoloogia valdkonna juurde, mida me näeme, on see, et ühelt poolt, kui vaadata 2035 kliimaeesmärke, siis päikese- ja tuuleenergia, elektriautod, salvestusseadmed osaliselt, mis puudutab näiteks liitiumakusid, et terve hulk tehnoloogiaid on rakendusküpsed ja McKinsey hinnangul näiteks on 2035 eesmärgid, kliimaeesmärgid siis suuresti saavutatavad juba täna olemasolevate küpsete tehnoloogiatega. Selles mõttes tehnoloogia kui niisugune pole vähemasti lähikümnendil peamine kitsaskoht, pigem on küsimused siin pikema perspektiivi asjadega, näiteks 2050. aasta CO2 emissioonide kärbete osas pool nende eesmärkide saavutamisest, mida maailm omale seadnud on ja Euroopa omale seadnud on, sõltub tehnoloogiatest, mis on täna siiski jätkuvalt veel laborifaasis, näiteks erinevad vesinikutehnoloogiad või carbon capture, süsiniku, kuidas seda nüüd eesti keeles öelda, süsiniku kogumine ja salvestamine. Siis kindlasti tehnoloogilises mõttes on Hiina domineerimine Euroopa jaoks suhteliselt suur risk, et me oleme vaadanud selle uuringu raames Euroopa ja ka Eesti impordisõltuvusi geopoliitilistest rivaalidest ja siit selgelt joonistub välja, et kahes tootjagrupis eriti selgelt siis päiksepaneelide osas ja samuti liitiumakude osas on Euroopal väga suur sõltuvus Hiina sisenditest, importsisenditest
ja see selgelt on riskantne. Võib-olla tehnoloogilises plaanis, mida me paneksime sellise strateegilise mõtlemise raamistikus veel lauale, on tehismõistuse, asjade interneti ja nutika elektrivõrgu arengu, mis kõik on kindlasti rohepöörde seisukohast olulised võimaldajad. Võib-olla see seos tehismõistusega on kahetine, et ühelt poolt tehisintellekti lahendused aitavad nii energiat tootmist kui tarbimist optimeerida ja seda pidi toetavad nagu rohepöörde eesmärkide saavutamise, teistpidi kindlasti tehisintellekt ja need suured arvutuskeskused, mis on järjest tekkimas ja kasvamas, on oluline energiatarbija ja see omakorda tekitab selle olukorra, et nii-öelda AI revolutsiooniga edasiliikumiseks on maailmale vaja senisest oluliselt suuremat puhta elektrienergia tootmist, et see on kindlasti teemaks. Võib-olla tehnoloogilises plaanis viimane asi, mida ma indikeeriksin, on see, et Euroopa Komisjon hindab, et 2030. aastaks on Euroopal vaja investeerida elektrivõrkude kaasajastamisse peaaegu 600 miljardit eurot, mis ikkagi on arvestatav summa. Võib-olla siit edasi liikudes majandusliku poole juurde, ühest küljest, nagu te sealt algslaididelt nägite, on Euroopa täiesti pildil rohetehnoloogiate tootmise ja ekspordi konkurentsivõime mõttes. Ja Rahvusvaheline Energiaagentuur hindab, et rohetehnoloogia globaalne nõudlus kolmekordistub aastaks 2035, jõuab umbes $2 triljoni aastas, mis tegelikult siis, kui tänastes mahtudes võrrelda, on ka globaalse kaubavahetuse kogumahuga võrreldes täiesti arvestatav summa, sellepärast et 2025 globaalne kaupade eksport maailmas kokku oli umbes $25 triljonit, et seega rohetehnoloogia hinnanguline maht siin võib mõne aasta pärast ulatuda kusagile juba 5–8% kanti maailma kaupade ekspordist, et nagu eelpool viidatud, rohetehnoloogiate kui niisuguste eksportimine on kindlasti väga oluline majanduslik võimalus. Sellest, et Euroopa sõltub Hiina päiksepaneelide liitiumakude impordist, ma juba rääkisin. Võib-olla, mida ma välja tooksin, on see, et kui mõelda eriti Eestile ja Ida-Euroopa riikidele, siis ühelt poolt Euroopa impordi asendamine on nii tarnekindluse ja strateegilise autonoomia mõttes oluline vajadus, kui teisest küljest see võiks olla meile oluline spetsialiseerumise võimalus, mis võib-olla on murekohaks majanduslikus selles kalkulatsioonis on see, et Euroopa tootmiskulud on rohetehnoloogiate osas täna 30–40% suuremad kui Hiinas, et see tähendab seda, et puhtalt hinnapõhiselt konkureerimine on keeruline. Ühest küljest siis see ilmselt puudutab seda tootmise mahtu, mis peab väga suureks minema, et saada mõistliku mastaabiefekti rohetehnoloogiate tootmises ja teisest küljest siin võib-olla tähendab ka seda, et peab päris hoolega valima, millistesse rohetehnoloogiatesse konkreetsemalt siis spetsialiseeruda, et ilmselt teatud vähem keerukad rohetehnoloogiad, kus on teravam hinnakonkurents, et seal võib-olla on keerulisem konkureerida Hiina ja Aasia tootjatega ja teatud keerukamate toodete puhul võib-olla on need võimalused väheke paremad ka Eestil või teistel Euroopa riikidel mängu siseneda. Korraks sissejuhatavalt näitan ka ühte pilti järgmise teise seminari esitlusest, et mis me teinud oleme, on see, et me oleme selle projekti raames vaadanud kogu maailma
kõikide riikide omavahelist kaubavahetust umbes 5000 tootegrupi lõikes ja siis Rahvusvaheline Valuutafond omakorda on aidanud meil eristada nendest 5000 tootegrupist umbes 100 toodet, mida nad kutsuvad low carbon technologies või mida me eesti keeles selles projektis kutsume rohetehnoloogiateks, et me oleme siis vaadanud spetsiifiliselt sisse sellesse, et konkreetsete rohetehnoloogiate lõikes, millised sihtturud võiksid Eestil olla ühest küljest realistlikud ja teisest küljest potentsiaalselt rohkem huvi pakkuvad, kui mõelda nende potentsiaalsete turuosa suuruste või ekspordimahtude peale. Ja nagu siit pildilt näha, siis ühest küljest USA ja Saksamaa tulevad siin pildil võib-olla kõige suuremate võimalustena esile, teisest küljest, kui mõelda sellele, et Euroopas on umbes 300 miljonisi USA rahvastikuga võrreldes inimesi 450 miljonit ja meil on mitu riiki, 27 riiki siis, kelle kaubavahetus kõik kajastub väliskaubandusstatistikas eraldi, et siis tegelikult võib-olla number 1 võimalus, ma ütleksin, on Eesti rohetehnoloogia ekspordile erinevad Euroopa turud ja samas lai maailm pakub mitmeid muid võimalusi, kuid nende muude võimaluste osas tuleks eriti hoolega jälgida ja kaaluda seda, et millisele turule, millise tootega on realistlik minna ja millised on siis need võimalikud kaubandusriskid ja majanduslikud riskid ja ärilised riskid, mis nende kaugematel turgudel tegutsemisega võiksid kaasneda. Sellest lähemalt siis järgmises seminaris. Johanna, kas sa jätkad palun keskkonna kliimateemadel? Just jätkan ja tere kõigile ka minu poolt. Minu nimi on Johanna Maar-Jediik ja töötan siis Marekiga koos Ipsus siis analüütikuna. Et mina räägin natukene nendest määramatuste hoolest siis just sellist keskkonda, kliimat, sotsiaalpoolt ja samuti ka sellist kliimapoliitika määramatusi puudutavatest teemadest. Ja siis saame siis selle pealt siis hiljem tekitada ka loodetavasti sellise mõnusa diskussiooni. Aga esiteks siis keskkonna ja kliima poolelt me teame seda kõik, et siis praegusel liikumistrajektooril me Pariisi kliimaleppes kokkulepitu raames ei püsi, et siis võib-olla polegi niivõrd kasulik siis öelda, et nagu siin sageli räägitakse, et me siis oleme mingi X arvu kraadide soojenemise trajektooril, sest ütleme, et kui seda öelda lihtsalt sellise informatiivse punktina, aga samas kui me selle X arvu kliima soojenemise juures riske konkreetselt nagu majandussektoritele ja siis ütleme, et poliitika kujundamisele selgeks teha ei see suuda, et siis on veidikene õõnes, aga ütleme, et mida me siis konkreetselt teame seda, et meil on üleüldiselt palju paremini teada riskid, mis ootavad meid ees pigem sellise madalama soojenemise trajektoori juures, kui siis see milliseks need keskkonnast siis tulenevad määramatused kujunevad selliste kõrgemate soojenemistrajektooride puhul. Ja aga selge siis on meil see, et ka juba praegune seis, kus me siiski veel seda Pariisi kliimaleppe sellist ülemist 2 kraadi piiri veel ületanud globaalselt siiski pole, aga ikkagi ka praegune seis on kehv ja ka majanduslikust seisukohast on see kehv. Et siis siin te näete sellist võrdlemisi ka juba ühiskonnas tuntuks saanud planeedi piiride kontseptsiooni, kus on siis teadlased
määratlenud siis ära, et siis selle nii-öelda kontseptsiooni kohaselt me siis ületame planeedi 9 sellisest toimimis- või taluvuse piirist hetkel 6 ja samamoodi siis on mitu piiri või mitu sellist nii-öelda valdkonda, mis on selle nii-öelda piiride ületamisele võrdlemisi lähedal ja siin juhul on siis oluline märkida seda, et nii-öelda selle kontseptsiooni kohaselt me siis oleme juba sellistes kõrgetes riskitsoonides, kus me nii-öelda ikkagi räägime siis inimkonnale pretsedenditutest määramatustest ja ütleme, et selliste iga murdosa võrra kraadi soojenemise suurenemisega meil siis suurenevad ka sellised murdepunktide ületamise riskid, mis siis võivad siis omakorda osutuda kas keeruvaks ja siis nii-öelda see läbi tuua siis erinevaid ka majanduslikke mõjusid kaasa. Ja samuti siis võib-olla tasuks välja tuua ka selle, et siis nii-öelda kõiki neid see muutusi pole meil enam võimalik ümber pöörata või siis oleks ümberpööramine võimalik ainult tuhandete siis aastate jooksul, et näiteks kui me räägime ookeanide hapestumise protsessist, aga et siin on siis nii-öelda toodud ka välja üks selline number selliste kliimakahjude selge majanduse mõju puhul, milleks siis on näiteks Euroopa Keskkonna siis agentuur on siis arvutanud 162 miljardit eurot siis kliimakahjudes aastatel siis 2021 kuni siis 2023, aga võib-olla tegelikult sellest konkreetsest numbrist olulisem on siis ikkagi välja tuua see, et siis nii-öelda tegelikult meie praegused majandusmudelid endiselt ei suuda arvestada sisse kõiki nii-öelda keskkonnast tulenevaid määramatusi, et siis näiteks Ühendkuningriigi valitsuse poolt tellitud niinimetatud elurikkusele majanduse mõõtma andmise raport, Gupta Review, annab siis väga selge see sõnum, et siis tegelikult on elurikkusel ka majanduslik mõõde, aga lihtsalt meie praegused finantsjuhtimis nii-öelda meetmed seda veel ei arvesta. Aga Marek, kui sa saad panna järgmise slaidi, palun. Just, aga kui ma siin eelmises slaidi puhul rääkisin siis globaalselt või siis Euroopast nii-öelda laiemalt, et siis hetkel zoomiks natukene sisse Eestisse, et kuna siin me ju siis räägime ikkagi ekspordi ja võimalustest Eestile. Et sotsiaalse poole pealt me saame nii-öelda selgelt välja tuua selle, et siis nii-öelda tööjõupuudus on juba praegu Eesti sellise rohemajanduse ekspordiks struktuurne takistus ja see mõjutab juba praegu erinevaid siis nii-öelda sektorid suhteliselt märkimisväärselt, et siis näiteks võime välja tuua, on siin kimpus ehitus, inseneeria, infotehnoloogia sektorid, siis nii-öelda samamoodi viimase ehk siis 2025 Euroopa poolaasta ehk siis European Semester aruandle kohaselt on siis sobiva tööjõu puudus suurim takistus investeeringute puhul 32% Eesti siis ettevõtetust. Aga nii-öelda tulevikus ilmselt saab seda trendi veelgi siis enam süvendama praegu siis valitsev rekord madal sünnetimus, et kui te vaatate seda slaididel olevat joonist, et ma siis olen ÜRO rahvastiku prognooside pealt välja toonud siis nii-öelda Eesti tööealise elanikkonna kahanemises stsenaariumid kuni siis sajandi lõpuni. Ja kuigi ütleme, et ÜRO rahvastiku prognooside puhul me siis peame siis arvestama sellega, et nad nii-öelda võtavad eelduseks võrdlemisi minimaalse sisserände, mis ju tegelikult meil tegelikkusele ei vasta, siis nii-öelda siiski me räägime mõlema selles stsenaariumi puhul siis ütleme, et kuskil 200-300
000-st kahanemisest aastaks 2050 ja siis me siin võime kõik nii-öelda korraks mõelda, et siis kui suur hulk sellest siis on näiteks nii-öelda sisserändega võimalik meil riigina siis asendada, et kui suurel määral me oleme võimelised seda tegema ja ütleme, et miks trend just rohemajandust mõjutab, on siis see, et nii-öelda rohemajanduse puhul me räägime paljudest sellistest erialadest, mida võib-olla tehisintellektiga asendada on võrdlemisi keeruline, et siis näiteks ehitus, mis on vaja siis erinevateks renoveerimistöödeks, energiatõhususe suurendamise investeeringuteks, aga nii-öelda samamoodi ka siis näiteks erinevate siis taastuvenergia seadmete paigaldus ja siis ka hooldustööd. Aga võime panna järgmise slaidi, palun. Ja eks lõppude lõpuks ju määravad selle, kas meil see rohepööre on võimalik viia siis ellu või siis ei, ikkagi ühiskonnas valitsevad väärtused, et ma siin olen toonud lihtsalt nii-öelda näiteks ühe sellise huvitava graafiku, mis on siis organisatsiooni Project Tempo poolt läbi viidud regulaarsetest uuringutest, kus nad siis nii-öelda korraldavad küsitlusi kõikides Euroopa riikides, uurides siis nii-öelda inimeste suhtumist erinevatesse sellistesse keerulistesse ühiskondlikesse teemadesse, näiteks siis ka rohepööre. Ja siin antud küsimuse puhul on siis nii-öelda uuritud inimeste eelistatud geopoliitilisi kompromisse kliimamuutustega tegelemisel. Ja kui te vaatate siit ülevalt, 4. reas paikneb siis Eesti ja Eesti sellised tulemused on võrdlemisi üllatavad, et siis nii-öelda näiteks koguni 20% vastanutes selle küsitluse järgi valiks siis võimalikult odava energia, isegi siis, kui see tuleks selle hinnaga, et me seda energiat ekspordime rohkem siis Venemaalt taas, impordime Venemaalt. Vabandan. Ja siis märkimisväärne hulk pooldas siis nii-öelda energia impordi suurendamist siis USA-st ja Laheriikidest isegi siis, kui see tähendaks nii-öelda kliimamuutustel teataval määral tempo mahavõtmist. Aga nüüd siin tasub välja tuua, et see küsitlus viidi läbi siis septembris 2025, et siis ütleme, et võib-olla praegusel ajal on see vaade nii-öelda USA-st ja siis ka Laheriikidest tuleva energia taskukohasusele juba nii-öelda muutunud. Aga siis ikkagi on selles vaates huvitav näha siis nii-öelda seda, et siis nii-öelda puhtale energiale üleminekut pooldas siis sama suur hulk inimesi kui siis neid, kes siis oleksid nõus olnud suurendama importi Venemaalt. Aga siis nii-öelda lõpuks väärtused ju ka omakorda põhinevad millelgi ja siis neid nii-öelda kujundatakse erinevate siis ühiskonnagruppide poolt, aga lihtsalt, et siis võib-olla tasub meeles pidada ka seda, et siis ütleme, et erinevad siis küsitlused näitavad meile ka seda, et siis Eestis on ikkagi endiselt suhteliselt suur osakaal inimesi, kes ei usu siis kliimamuutuste tegelikku nii-öelda toimumisse või siis vähemalt nende inimtekkelisusse, et ju siis see ka siis nendes erinevates uuringutes peegeldub. Aga me võime panna ka järgmise slaidi. Ja siis korraks me võime peatuda sellel, millises suunas on hetkel liikumas kliimapoliitika Eestis. Et tõesti ühiskondlik
toetus on meil Eestis rohepöördele nüüdseks suhteliselt siis madal, et eelmisel aastal tuli välja see mõnes mõttes kuulus Eurobaromeetri siis uuring, mis näitab, et siis alla 50% eestlastest toetab siis kliimaneutraalsuse saavutamist Euroopas, et see on siis Euroopa Liidu riikidest madalaim näitaja. Aga ütleme, et ka võib-olla seda siis nii-öelda teataval määral peegeldavalt me näeme ka siis erinevaid signaale siis nii-öelda siseriiklikust kliimapoliitika ambitsiooni jahenemisest, et siis ma siin graafikul olen siis näiteks võrrelnud viimast nii-öelda kliimakindla majanduse seaduse mustand eesmärke võrreldes siis nii-öelda nende andmetega, mida pakuvad meile siis TalTechi poolt aastal 2024 arvutatud Eesti kasvuhoonegaaside eelarvevariandid, mis siis nii-öelda vastavalt kajastavad siis 1,5 kraadi eelarve piirides olemise trajektoori Eestile ja siis teisalt selle Pariisi kliimaleppe ülemise piiri ehk siis selle 2 kraadi piires jäämise trajektoori ja nagu siit graafikult on siis see näha, et siis nii-öelda kliimaseaduse või selle kliimakindla majanduse eelnõu praegune versioon siis Pariisi kliimaleppega kooskõlas pole, aga noh, et me siin võib-olla võime ka diskussioonis natukene siis arendada seda mõtet, et kui palju me peaks siis üldse jääma sellesse siin hetkel kinni, sest ütleme, et tegelikult on ju ka ajakirjanduses ja ütleme, et erinevate huvigruppide poliitikute seas olnud siin nii-öelda suhteliselt palju küsitavusi selle suhtes, sest kas seda kliimakindla majandusseadust üldse suudetakse vastu võtta Riigikogus või ei. Nii, aga nüüd võib tõepoolest panna selle järgmise slaidi ja kohe ma siis annan sõnajärje üle ka siis Marekule, aga lihtsalt omalt poolt veel lõpetuseks seda, et siis nii-öelda miks me sellest kliimapoliitika instrumentaliseerimisest üldse räägime või siis ütleme, et sellisest kliimapoliitika nagu seaduseks rakendamisest üldse räägime, siis on see, et siis meil on erinevad siis uuringud, mis näitavad, et siis ikkagi nii-öelda kliimapoliitika reguleerimine seda majanduslikku stabiilsust suurendab, et siis näiteks just üks nii-öelda hiljuti ilmunud 92 riiki vaatlev teadustöö toob siis selgelt välja, et siis nii-öelda kliimaregulatsioonidel ja just sellistel ambitsioonikamatel kliimaregulatsioonidel on selline selge positiivne statistiliselt oluline mõju innovatsioonile ja samamoodi siis ka majandusliku stabiilsuse tagamisele just seetõttu, et siis nii-öelda kliimariskid on meil nii-öelda tänapäeval niivõrd olulised, et siis neil on ka selge majanduslik mõõde ja siis nii-öelda kliimapoliitika reguleerimine siis aitab näiteks finantssektoril sellega siis paremini arvestada. Aga nüüd, Marek, sõna sulle tagasi. Jah, ma kohe tempokalt jätkaksin siit samast, et mis võib-olla minu vaates geopoliitilisele rivaliteedile mõeldes kõige esimesena nagu esile tõstmist vääriksid on selgelt rahvusvaheliste organisatsioonide mõjuvõimu ja rolli vähenemine maailmas, ükskõik kas me räägime ÜRO-st või Maailma Kaubandusorganisatsioonist või teistest, et selgelt unilateraalne või selline iseseisev toimetamine maailmas on pead võtmas ja pigem majanduslikus mõttes ka regionaliseerumine, mitte vabakaubanduse jätk senisel kujul on laual võimaliku kaardina, et selles mõttes
kindlasti globaalne poliitikate koordineerimine ja selle tulevik on üks suur küsimärk siis nii kaubanduspoliitika osas kui kliimapoliitika osas, kui geopoliitika kõige laiemas tähenduses. Seda siis USA, Hiina, Euroopa, Venemaa ja teiste siin piirkondade omavahelise rivaliteedi tähenduses, seda ka rohepöördele mõeldes nii-öelda elektriusku riikide ja petrooli või nafta usku riikide, fossiilsete kütuste usku riikide omavahelised pinged ilmselt ajas kasvavad, kui rohepööre edasi liigub ja need fossiilsete kütuste tootjad ja eksportijad ennast mõnevõrra täbaramast olukorrast leiavad, kui nad on seda harjunud endale nägema. Võib-olla veel, mis puudutab sellist poliitikamaastikku laiemalt, siis tööstusstrateegia väga selgelt on saanud kliimastrateegia osaks. Nii USAs siis Inflation Reduction Act kui Euroopa erinevad viimaste paari aasta strateegiadokumendid üha enam rõhutavad konkurentsivõimet rohetehnoloogiate eksportimisel ja tootmisel, et see on oluline teema Euroopa jaoks selleks, et rohepöördega edasi liikuda. Kindlasti ka energiajulgeolekualased kasvavad ohukohad, kui me siin vaatame kas või seda, mis Ust-Luga ümber toimub või mis meid samamoodi mõjutab Lähis-Ida tänased arengud, et neid ohukohtasid või samas arenguid, mille puhul me päris täpselt ei näe täna ette, et kuhu suunas nad liiguvad või kuidas need olukorrad lahenevad, et neid on siin rahvusvahelise poliitika tähenduses nagu väga mitmeid. Mida ma võib-olla viimase slaidina selle esitluse juures näitaksin, on siis selline stsenaariumi raamistik, mille esialgselt oleme kokku pannud selle stsenaariumi analüüsi jaoks, mida me tahame selles projektis ühena järgmisest sammudest teha. Ja me oleme vaatamas siis maailma võimalikke arenguid kahel teljel, ühest küljest rahvusvaheline koostöö ja poliitika koordineerimine ja teiseks siis energiatarnehäired kui prevaleerivaks või korduvaks teemaks see maailmas kujuneb, eriti mis puudutab fossiilsete kütuste tarnekindlust ja nii-öelda stsenaarium 1 on see, et kõik sujub, üksikud energiatarnehäired lahenevad, Lähis-Ida konflikt leiab mõistliku lahenduse, toimub teatud normaliseerumine ja ka rahvusvahelises koostöös võib-olla siin mingi 2-3 aasta perspektiivis toimub selline normaliseerumine, ma ütleks samamoodi selle kohta, et erinevad osapooled võtavad sammukese tagasi ja mõeldakse rohkem ühishuvile ja ühistele eesmärkidele, näiteks mis puudutab kliimaeesmärke ja nii. Aga ma ei tea, kui realistlikuks seda seminaril osalejate poolelt täna peaksite. Võib-olla hetke pärast siis diskussiooni osas saame seda arutada. Teine stsenaarium on selline, kus energiajulgeolek või laiemalt julgeolekuteemad muutuvad väga selgelt ka Eestis kliimapoliitika ja Euroopas kliimapoliitika lahutamatuks osaks, kui just läbi selle mehhanismi, et need korduvad energiatarnehäired tekitavad vajaduse hoopis teistmoodi mõelda hajutatud elektrienergia tootmisele ja salvestamisele ja tarnekindlusele laiemas tähenduses, siis ka kriitiliste toormete osas tarnekindlus muutub senisest veel oluliselt kriitilisemaks. Siis kolmas stsenaarium, killustatud maailm mõnes mõttes võib-olla on optimistlikum, et üksikud energiatarnehäired küll on, aga energeetikasektoris olukord laabub, samas võib-olla see rahvusvaheline rivaliteet, kui niisugune säilib, et mida me siis näeme, on tugevalt regionaliseerunud maailm, mis
peaasjalikult kaubanduspoliitika tähenduses toimub kaubavahetus teatud regionaalsete plokkide sees ja kaubavahetus nende regionaalsete kaubandusblokkide vahel pigem väheneb. Igaüks püüab ise toime tulla oma nii tarbimisvajaduste kui tootmissisendite vajadustega ja toota kõike, mis talle vajalik on. Ja võib-olla see majanduslikus mõttes optimaalne asjade korraldus ei ole, aga kuidagi nagu saadakse hakkama. Ja 4. stsenaarium on võib-olla kõige väljakutsete rohkem, mis oleks siis see, kus Euroopa ja Eesti sealhulgas on kaitsepositsioonil, et ühelt poolt fossiilsete kütuste impordi ja kriitiliste toormete impordi osas on püsivalt tarnehäired ja see tekitab olukorra, kus import sisenditele väga loota ei tasu. Teisest küljest ka rahvusvaheline rivaliteet on domineeriv element välismajanduspoliitikas ja välispoliitikas laiemalt, et ilmselt parim, mida Eesti selles kontekstis teha saab, on olla väga tugevalt ankurdatud Euroopa külge ja loota, et Euroopas asjad siiski laabuvad. See oleks siis see 4. stsenaarium ja kõikide nende stsenaariumite puhul meid huvitab ühest küljest see, et kuidas maailm nendes erinevates stsenaariumites maailm laias tähenduses võiks lahti rulluda ja veelgi enam, et mida need sellised võimalikud arengud maailmas tähendaksid Eesti rohetehnoloogia ekspordivõimalustele või rohelise majandusarengu ekspordivõimalustele laiemalt ja milliseid konkreetseid samme Eesti saaks ette võtta selleks, et võimalikult paremini muutlikes oludes toime tulla.